Lähme siis edukalt ja reipalt lõpupoole, vähemalt selle konverentsi lõpupoole, loodetavasti teie oluliselt teadlikuma, tervisealaselt teadlikuma uue elu poole edasi. Viimasesse plokki oleme jätnud siis meie nii-öelda oma mehe ankru, doktor Olev Poolametsa, kelle ettekande pealkirja minu meelest väga tabab, et mees kui mehaaniline masin. Eks me siis saame teada, et kas see mees on kui mehaaniline masin või on siin ikka bioloogilised aspektid, mida arvesse võtta. Nii et taaskord, palun, Olev Poolametsa. Ei ole. Tervist, minu nimi on Olev Poolamets ja siis on õnn olla korporatsioon Sakala vilistlane. Ja ammu ma ei ole rääkinud, mitmed aastad, kui ma alustasin oma seda androloogiks spetsialiseerumiseks, meestearstiks spetsialiseerumiseks, ma rääkisin väga palju iga nädal, mitmed loengud ja väga erinevale kontingendile. Põhikontingent olid noored kooliõpilased, seksuaalharidust, et seda edasi viia. Aga ka, mis oli väga huvitav, et loengut tuli pidada arstidele, arstiüliõpilastele, teadlastele, aga samas ka vanglas näiteks HIV-ennetust. Et selles suhtes oli nagu mingi aeg oli täitsa nagu mõned aastad selline niisugune hästi huvitav. Ja see õpetas väga palju. Õpetasid paar korda, võib-olla eriti palju, mis mul meelde tuleb, 2-3 korda. Üks kord oli see, kui ma puuetega inimestega olen tegelenud ja loengut lugenud ja ükskord ma pidin loengut lugema seksuaalsusest, aga tuli välja pimedad ja kurdid koos. Ja siis ma pidin rääkima. Siis ma sain aru, et ei saa rääkida pimedatele ja kurtidele samamoodi, et kuidas rääkida. Ükskord ma rääkisin Soss Lastekülas. See oli seal Keila juures. Ja siis ma pidin rääkima, ja ma hakkasin rääkima ka terviseriskiteguritest ja suitsetamisest ja alkoholist, kuidas ta mõjub. Siis ma nägin, kuidas nende laste näod muutusid vahepeal, et nende kõigi vanemad olid, ütleme, tõenäoliselt alkoholi tarvitanud või suitsetanud. Et sisuliselt ma oleks nende nagu tulevikku ära blokeerinud, ütleme, nende ütlemistega. Et tegelikult me kõik võtame informatsiooni üsna erinevalt vastu, et meil on väga palju üksteiselt õppida, see on nagu põhiline. Me kõik erineme üksteisest. Näiteks, kui algselt puuetega inimesi saadeti loengule, siis olid, ütleme, ratastoolimehed ja vaimse puudega inimesed koos. See on täiesti erinev kontingent. Ja ratastoolimehed on veel erinevad. Eriti huvitav oli lugeda näiteks ajukahjustustega meestele loengusest gruppi teha, sest iga ajukahjustus on totaalselt erinev. Üks, kes on rongi all läinud ja on pool pead läinud. Ja teine, kes on vettehüppega kirgelt viga saanud, võtavad informatsiooni väga erinevalt vastu. Et see on äärmiselt palju õpetanud ja ärge siis elus proovige ka mõelda, et ega siis iga sõna ei tasu nagu puhta kullana võtta. Me oleme ka kõik oma elus erinevas arengufaasis, et midagi jääb kuskilt kõmama meile igal ühele midagi täiesti erinevat ja ei tasu nagu sõnadesse infosse kinni jääda. Ja teiseks tasub ennast nagu proovida panna ka erinevatel gruppidel oma valdkonda või elu nagu tutvustada, et see on väga arendav. Ja varasemad lektorid on väga huvitavalt ja väga põhjalikult juba rääkinud kõiki olulisi teemasid, et mul ei ole vajadust kõiki slaide õnneks näidata. Et ma valmistasin neid ette hästi palju, varasemate loenguid kombineerides suhteliselt palju. Just sellepärast, et kunagi ei tea, mis nagu kõnetab inimesi rohkem või mis nagu inspireerib. Ja jämedalt öeldes ma arvan, inimene on mehaaniline masin, see on selge. Puht meditsiiniliselt, et kui noor arst hakkab õppima, siis ta peab õppima anatoomiat, füsioloogiat hästi põhjalikult, hästi süsteemselt, nagu muid valdkondi ka. Nagu ehitus tuleb õppida, et kuidas see vundament ja maja tuleb üldiselt planeerida, ehitada. Hiljem sa saad hakata kalduma kõrvale, ütleme, nendest teemadest. Mõnes mõttes inimene on nagu
mehaaniline masin, aga mõnedes nüanssides jälle inimene ei ole. Me erineme kõik nagu üksteisest, et õnneks need eelnevad loengud juba seda mehaanikat nagu päris palju tõendasid ja põhiosa mehaanikast nagu rääkisid ära. Sest liiga palju mehaanikast teada ka, ei olegi nagu hea, et informatsiooniga üle koormata. Informatsiooni on tänapäeval niigi palju, et väga paljud inimesed on vastuvõtul, nad on juba Google'ist nii palju lugenud igasuguseid teemasid. Et võib ainult öelda ahah. Ja kuulata igast värsket informatsiooni, mis noored teadushuvilised. Aga oluline, mille poole siis võib-olla arst saab vaadata, üks on süsteemsus, süsteemne õpe annab aluse vaadelda erinevaid teemasid ja teine siis kogemus. Kaks asja, mis annavad, või need erinevad juhtumid annavad sellise teistmoodi nägemuse millelegi kaasa. Et meestena mehed siis on ühest küljest sarnased, teisest küljest erinevate kehatüüpide, erinevate harrastuste ja huvidega ja nii võiks siis vaadata ka erinevad mehetüüpi, ma arvan, tervise seisukohad. Neid võiks, ma ühe väikese sellise nimekirja tegin, aga seda võiks lõputult tegelikult nagu pikendada vastavalt erialale ja vastavalt inimese eriomadustele. Et nii eelkooliealisse poissi, põhikooli, keskkooli, kutsekooli poissi, kõigil neil on nagu erinev taust või siis armeeteenistuses olev poiss on ka täiesti erinev armeeteenistus, kes juba armeeteenistusse läheb näiteks, siis meil on üks uuring, kus on küsimus, kas on läbinud armeeteenistuse või ei ole, siis ta suure tõenäosusega tema põhitervise parameetrid on enam-vähem korras, et ta on saanud sinna üldse minna. Kas ta on pereisa, missuses vanus ta on, kas mees on vallaline või ei ole. Oli juttu näiteks erektsioonihäirest, siis siiski mehena tahaks öelda, et enamusel meestel seda juhtub elus, sellest ei ole kellelgi pääsu. Noorema seast on enamasti ikkagi näiteks sellise seksuaalelu alustamisega seotud. Umbes 20% poistest ei pruugi see hästi õnnestuda, aga tänapäeval on see hea, et on nagu abi alati võimalik saada. See on nagu oluline. Ja võib-olla 50ndates aastates meeste puhul võib-olla on pigem imelik, kui kõik asi on korras, kui probleemi on või rääkimata 6 või 70 aastaselt, et midagi on vaja toetada või midagi on vaja anda, see on nagu loomulik. Et üleüldse maailmas toimub väga imelikke asju. Rootsi konverentsil hiljuti olles, et siis üks naine kirjeldas oma juhtumit. Ta oli ka professor ilmselt kuskil, kus ta kirjeldas, kuidas ta 70ndates armus ja neil on nüüd uus armusuhe ja uue mehega ja siis kuidas oma mees on juba haige ja vana ja käib teda aeg-ajalt vaatamas. Ja siis ma olen mõelnud vahetevahel niisugust fantaasiat, mis siis, kui me hakkame kaua elama äkki ja meie kehad jäävadki värskeks või nooreks. Et oletame, et me hakkame elama 80 või 90 aastaseks või 100 aastaseks või tervis läheb ja siis me suudame säilitada naiste ja meeste noorusliku välimuse ja näiteks naisele tekib kallim, kes on tal on väga hea noorusliku välimusega 20-aastane kallim või 30-aastane. Võib-olla vanemad naised lähevad ühel hetkel moodi, tänu kogemusele, kui keha on ilus ja sama ka meestega, et siis alles hakkab jama juhtuma. Et ses suhtes ärge nüüd, ma arvan, ei tasu õisata selle elu ja pikenemise igavese nooruse üle, et võib igast jama tulla, et me ei ole selleks valmis. See, mis praegu toimub, on kõik laste mäng. Kas või vaadata, kuidas 80-aastased inimesed tänapäeval võivad seksuaalelu elada ja armuda on ju siis siiski veel 10 aastat tagasi see ei olnud eriti võimalik. Tänapäeva siiski elukvaliteet, inimesed ei pea muretsema nii palju toidu hankimisest, võib-olla ei ole perega enam nii palju seotud, nad on võimelised seksuaalelu elama, nautima, aktiivsed, ütleme, ühiskonnaelus olema. See on ebaharilik ikkagi, et seda 70-ndates ja 80-ndates aastates võib. Pigem me elame sellisel kummalisel ajajärgul ja see on ilmselt Eestis praegu ka juba lähiajal ees või juba reaalsus. Et õnneks meie keskmine eluiga tõuseb.
aga sellega kaasnevad uued omamoodi küsimused. Meie eesmärk on siiski, et me elaksime kauem, oleksime tervemad, suhted oleksid head, kõik oleksid õnnelikud, aga seal tekivad uued iselaadsed teemad. Niisiis, et meestena me oleme erinevad, võib-olla tänapäeval erisuse teeb veel, kas on näiteks istuv või füüsiline tee, et sellest võiks ka vaadata, suhtuda nagu küllalt erinevalt, küllalt eritüübiliselt. See on ebaharilik, et et niivõrd palju on istuvat tööd, vähem on liikuvust või ükskord oli huvitav kuulata ellujäämiskursuste toitumise kirjeldust ühel ellujäämise instruktorilt, et kuidas nagu toituda õppustel välitingimustel, siis ütles, et korralikult pekki süüa, kohvi juua enne magama minekut. Ja ma ei tea, mis seal toitumises või pähkleid ja niisugused hästi toitvat ja rammusad ja siis magama keerata. Et me peame mõtlema, et need tingimused, kus me liigume ja kus me oleme, ütleme igapäevaselt, need väga palju erinevad, et see tekitabki tihti. Kohati tundub võib-olla minu vastuvõtul imelik, et ma annan inimestele sellised veidraid soovitused, pange viljased sokid jalga või pikad aluspüksid jalga, ja sellega võib kõige parem raviefekt olla, aga ta tegelikult nii võib olla, ütleme teatud tingimustel. Et selline maamehe või generatsioonide tarkus on tänapäeval ka väga oluline, seda ei tohi kaotada ja selle poolest on oluline ka, vaatan, kus mul see üks slaid kadus. Aha, kuidagi vastupidi on slaidid läinud osad. Aha, Korp Sakalani jõudsime veel ja sellepärast on Korp Sakala väga oluline organisatsioon. Miks ma ei ole vahepeal rääkinud, sest mul tundub ta nii ideaalne. Paraku ta nii on, et kui ma olen kõrvalt vaadanud, et kuhu poole pürgida, ütleme Eesti riigis meeste tervise või millegi suunas, siis ma olen vaadanud, et see, ütleme, mis nagu Korbis, mida noored mehed teeb, see on täiesti ideaalne, perfektne. Selles suhtes, et üks, mis öeldakse, et miks üks mees sureb varem kui naine, on nõrk sotsiaalne võrgustik, üks põhjuseid, üks suur ja ütleme korporatsioon, üliõpilasorganisatsioon või erinevad muud klubilised üritused on ja peaks olema selline üks sotsiaalse võrgustiku tüüp. Ja kui inimesed sinna kuuluvad, endaga tegelevad, üksteisest hoolivad, mis sellest siis veel paremat saab olla. Ja ma mõtlesin, et selles suhtes Korp on kui üks sotsiaalse võrgustike süsteeme ja seal on esindatud üks väga oluline nüanss, mis on põlvkondade järjepidevus. Ta on õpitud vanemalt generatsioonilt, kes oli mingeid olulisi tarkuseid ja neid edasi antud ja ka noortele antud. Teiseks arendatakse ka noori. Põhimõtted nagu isamaalisus, eetilisus, ütleme, on juba sisse kirjutatud. Ja kui vaadata klubilist tegevust, siis see eriti hämmastab, et ma ei räägi siin ainult sportlikust tegevusest, on ju neid spordiringe, spordivõistlused, need on ju äärmiselt palju, tennis, kümnevõistlus, jalgpall, laskmine, mägimatkad, niisugune peakski olema tegelikult meeste ideaalne sotsiaalne võrgustik, ütleme erinevad, ütleme seda sorti tegevused. Ja teiseks, mis on Korp Sakalas on väga huvitav, kuidas see reegel kõlab, mul ei ole täpselt meeles, aga alkoholi võid tarbida, aga ei tohi blameerida või ennast oli nii vist korrektne, et sa ei tohi niisuguse joopeseisundis olla, et lollusi hakata ja rikkuda sellega, ütleme kogu organisatsiooni, ütleme olemust või mainet, oli vist nii reegel, jah, umbes nii. Sõnastatuna on ta natuke teistsugune, see võiks ka olla, ütleme, üks eeskujusid näiteks Eestis, et kus läheb alkoholi tarvitamise piir, et sa pead eetiliselt ja väärikalt käituma, ütleme, erinevates olukordades. Üks on nagu kogu see küsimus. See on ka minu meelest üks selline harukordne reegel. Ja tegelikult ka see reegel on väga oluline, mis Sakala Korbis on, et unustatakse poliitilised vaated organisatsiooni siseses suhtlemises. Kuigi inimesed on erinevad, tuleb leida ühine keel maal. Muidu me võiksime minna omavahel ju tülli igal hetkel või olla vihased nii suguosas kui organisatsioonis, sest kui inimese vaated on erinevad. Selles. Et kui minu vaated erinevad näiteks minu lähisugulase omast, me ei saa suhelda sellega nagu igapäev, siis toimub ju kohutav jama ja pidev kaklus ja tuleb õppida nagu aktsepteerima ja rääkima. Et on mingisugused suuremad eesmärgid. Sellest on palju õppida.
Ka tervisele on Korbis tähelepanu pööratud ja mis minule muidugi on huvitav eriti, et see ärasaatmine suremisel. Et mul on see surmafookus ikkagi, et mulle abikaasa otsis mul sünnipäevaks, mul 50 juubel, ma niimoodi räägin see aasta, otsis pilte ja siis ta räägib, et ma olin väikse lapsena, otsis neid pilte, et ma olin pidevalt matustel, kus käisin. Aga tundub, et Eesti kultuuris võib-olla ongi olnud, et on matuse pilte tehtud, on kellelgi veel, et on matuste pilte, kust on. No keegi on veel, jah, mõned veel. Aga see on mõnes mõttes ka loomulik protsess, et sa nagu ka saadad ära, aga ütleme sellel, kui inimene sureb, ka suremine on elu normaalne osa. Aga mul tekib see küsimus, miks ma ikkagi nii vähe Korbis olen nagu kohal käinud viimastel aastatel, et aeg-ajalt. Et sellele vastust päris ei ole, aga selle loengu käigus võib-olla see joonistub välja iga ühe peas on ju natuke. Üks on see, et tegelikult kui doktor Ehala teab toitumisest palju ja Mart Port liikumisest palju, siis minul rohkem tean munanditest ja sugutist rohkem, ütleme. Siis mul jutt keerleb natuke ikka ümber selle ühel või teisel, midagi ei ole teha. Et üks on see, et näiteks osa statistikaid näitab seda, et millal elatakse seksuaalelu kõige rohkem, mehed ja paarisuhted on sellised paradoksaalsel ajal nagu suhte alguses või kui suhe luuakse ja siis, kui lapsed juba suured on, ütleme selles mõttes. Aga see vahepeal, kus on kohustused, karjääri tegemine, pereelu, siis suhteliselt vähe või suhteliselt läheb ta nii-öelda, ütleme, tagasihoidlikumaks. Tegelikult nagu ebaloogiline aeg millegi poolest. Tänapäeva ravimeetodid, tänapäeva elustiil, et inimestel on võimalik pensionile jääda ja eluga hakkama saada ja kui partnerid elus on, siis võivad ka intiimelu, et see loob need võimalused. Aga samamoodi on ka elu lihtsalt mingil perioodil, kui sa pead pere eest hoolt kandma või tööl õppima palju või panustama, siis lihtsalt ei aega. See on nagu üks, sa pead nagu fookust hoidma hästi palju, eriti arstitöös. Aga teine, mis ma nagu Korbist veel nagu olen väga palju õppinud, et mis on suur asi, et nagu Eesti poliitikas ka võib-olla natuke tuleb meelde, et selline, et me anname oma asju nagu, et mina olin näiteks aktiivne üliõpilasorganisatsiooni algperioodil suhteliselt palju ja siis, kui tekkis pere, siis jäi vähem aega. Aga mis oli nagu hästi huvitav, et tekkisid uued inimesed, kellest nagu ei oodanud mitte kunagi, et nendest võib saada nagu aktiivsed tegijad ja kes tegid maja valmis ja sisuliselt hästi palju asju, et kuidas nagu eluruumi teistele anda ja kuidas see on nagu loomulik protsess, et me anname ülesandeid edasi, aga samas ise ära ei kao, et see üliõpilasorganisatsiooni korporatsiooni suur väärtus ja ka võib-olla mudel ka teistel on, et sul võimalik alati tagasi tulla. Ütleme, või jätkata seda teed, et sa ei ole nagu, et selle peale tasub ka ühiskonnas natuke mõelda, et ei ole niimoodi, et panustad ja siis äkki kõik lõpeb, või ükstapuha mis organisatsioonides või töökohtades. Meditsiinis näiteks vahel on kurb olnud vaadata, kuidas vanemad kolleegid, kes on nagu suurepärased kirurgid, jäävad kõrvale või nad kõrgemas vanuses või ei käi või ei saa tagasi tulla. Et see töökohtadel näiteks võib mõelda, et kuidas väärtustada vanemaid kolleege, kes on palju teinud või mingites elufaasides, selle peale mõelda. Nüüd, kui rääkida enda tööst, siis meie töö põhifookused androloogias on põhiliselt siis põhiline suur on viljatus, sealhulgas siis asospermia on need juhtumid, kus seemnerakke ei ole, viljakuse säilitamine, viljakuse riskitegurid, siis seksuaalsus, seksuaalmeditsiini, igasugused põletikud, kroonilised põletikud, sealhulgas meeste uuringud naiste korduvate probleemide korral. Ja siis lai teema eesnäärmevähi esmane diagnostika, kogu konservatiivne uroloogia. Ja siis meile on tulnud juurde nagu maailmas tänu Eesti võib-olla madalale keskmisele meeste elueale oleme pidanud seda tähtsustama ja võib-olla tänu sellele meie valdkonda rohkem teatakse, et me oleme sunnitud pöörama olnud meeste tervisele rohkem tähelepanu. Mujal, kus meeste keskmine eluiga pikem, nii palju, seda ei ole vaja olnud pöörata.
et see meeste soospetsiifiline tervis, kus siis ka doktor Kristel Ehala aktiivselt kaasa lööb. Ja ka tema lööb tegelikult me oleme proovinud seda üldtervise teemat igale poole nendest kaasata. See võib-olla meid eristab muust maailmast natuke. Et nii eesnäärme teemade kui seksuaalsuse, seksuaalmeditsiini korral erinevates kohtades. Minu enda siis võib-olla erioskused kaasuvad, kui üks on siis ka puue laiemalt, sealhulgas neuroloogiline haigus, noore mehe seksuaalsus ja mõningad sellised teemad nagu vananemine, mehe vananemine ja vähk ja seksuaalsus, millest ma võib-olla natuke rohkem olen saanud haridus kui teised. Mis neid ühendab üks, mis mulle endale sellist intriigi tekitab ja on võib-olla kogu arsti elu jooksul tekitanud ja võib-olla ka praeguse vanuse tõttu, et üks küsimus on, mida teha siis, kui mitte midagi teha ei ole. Et see on üks minu küsimus. Et mida teha siis, kui mitte midagi teha ei ole. Et see on üks selline huvitav küsimus. See on mind kogu aeg nagu vaevanud, ütleme igapäevaselt see kuskil mujal. Et mida ikkagi siis teha, kui näiliselt midagi teha ei ole. Et kas siis üldse midagi teha on või ei ole. Ja tegelikult see tekitab niisugust nagu intriigi, et loomulikult põhiolemuses toitumine, liikumine, kõik on selline tavaline, standardne. Ja kõik need on nagu olulised igapäevaelus vaadelda, aga näiteks kui noore arstina hakkasid nägema esimesi mehi, kellel seemnerakke ei olnud, näiteks asospermia, siis kerkisid küsimused, et mida siis teha või mida siis mehena peaks tegema, kui sul ei ole näiteks seemnerakke. Et kuidas on nagu võimalus siis edasi elada näiteks sellel paaril või nii edasi. Siis pidin mõtisklema selle üle, et kes on siis isa, mis on isa mõiste. Et kas isa on see, kes lapse üles kasvatab või kes ta sigitab on. Korporatsioonis on huvitav on mõiste akadeemiline isa. Ma arvan, see võib-olla annab võime tulevikus mõtlustada selle isaduse teema üle ka teises vaatevinklis või näiteks osades siis idakultuurides on ka näiteks õpetaja olulisem kui vanemad või näiteks nii edasi. Või Eestis ka mingis kontekstis on õpetaja nagu väga olulisel kohal. Tegelikult, kui vaadata oma tööd ja arutleda inimesega, arutleda mõistet, mis nagu isa olemine, siis inimesel kulub tavaliselt mingi seedimise aeg, on see nüüd pool aastat või aasta, kus ta mõistab, et lõppkokkuvõttes vahet ei ole. Isa on see, kes lapse üles kasvatab või midagi talle elus annab. Loomulikult on hea, kui on bioloogiline laps ja sa saad bioloogilise lapse ja saad seda oma abikaasaga kasvatada, aga mis siis, kui ei ole? Kuidas siis edasi? See on küsimus. Aga tuleb välja, et tegelikult on täitsa võimalik kasvatada lapsest ja olla lapsega väga lähedane, sõltumata sellest, kuidas ta siia ilma on tulnud, ütleme, kelle sugurakkudega. Ja tänapäeval tõesti, et see teadus teeb suuri edusamme, näiteks ma ei uskunud 2000. aastate alguseni, et on võimalik saada rasedusi lapsi, kui seemnerakku üldse ei ole, aga teadus koos näiteks kehavälise viljastamise rakkude võtmisega munanditest ja mitmesuguste eri teemadega on jõudnud selleni, et kui mehel seemnerakke ei ole, on võimalik ikkagi lapsi saada, oma bioloogilisi lapsi saada. Et nii hämmastav, kui see ka ei ole. Aga siin tekibki, et kas mees on masin, näiteks kohati läheb maailma meditsiin või viljatuskeskused seda teed, et kui mehel rakke ei ole, näiteks mõnede teemade korral, et kui mehel on neuroloogiline haigus, oletame, ja tal seemnepurset ei toimu, ütleme tervislike põhjuste tõttu, siis minnakse kohe munadist rakkude võtmise peale, kuigi võiks ravida või midagi teha. Et siin kerkib üles minu protestimees, et mees on inimene, ta ei ole ainult rakk, seemnerakk, mida võetakse. Ja siin tekib selline nagu protestivaim või mõtlemine selle peale, et kui me oleme mehed, me ei ole ainult kuidas ise teate, et loom, kes vajab rohtu söömiseks, head liha, und, seksi ja siis elada 85 aastaseks niimoodi ütleme või 100 aastaseks. Kas see on nagu vajalik või kas sellel on mõtet või mis mõte sellel on? Et kui me tervisest räägime, mõelda, et mida me siis kes me nagu inimesena oleme või nagu, kui me võtame, kuidas see nüüd on, et
Kukkesid ei ole vaja, kukked lähevad lihamassiks on. Ja siis ega siis pulle ka eriti ei ole vaja, pullid lähevad ka lihaks on. Ma arvan, et siin inimestena tasub ka selle peale mõelda. Et kas mehi on vaja, ütleme siis ainult seemnerakuks, et võib selle ilusti võtta või on seal midagi enamat, midagi vaadata, et kas me oleme ikkagi tunnetavad, tajuvad inimesed. Tasub mõelda väga täpselt, et tulevik võib siin teha väga lihtsalt selliseid mööndusi või muutuseid. Jah, tõenduspõhiselt võib-olla võiks kõige parem efekt munadist rakku võttes olla, aga seal on väga palju nüansse. Et selles suhtes ärkab minu protesti meel. Et mees ei ole mehaaniline masin, aga kes me oleme, sellel peab igaüks võib-olla vastust. No meie teemas on suhteliselt suur roll seksuaalsusel ja seksuaalmeditsiinil, erektsioonihäirel, varajasel seemnepurskel, siis tänapäeval tõesti on nende teemadega võimalik äärmiselt efektiivselt tegeleda ja äärmiselt häid tulemusi saada, et oluline lihtsalt mitte koju istuma jääda ja mitte muretsema jääda, aga teine küsimus on jälle mitte jääda seksuaalsuse mehaaniliseks masinaks. Vahetevahel tundub nii, et näiteks kui inimesel on tõsisem probleem, siis ta on sunnitud arenema, ta on sunnitud midagi mõtlema. Ta on sunnitud suhe arenema, ta tunnetustaju on sunnitud arenema, aga kui me elame kogu aeg probleemita kõrgesse vanusesse ja meil ei ole ühelgi hetkel mingit probleemi olnud, siis me töötamegi nagu masinad ja muutuse tekkimine on hästi keeruline. No näiteks, kui ma alustasin oma tööd, siis varajase seemnepurskega, siis ma võin öelda, et kuskil alla 30-aastaste meeste, kui nad on valmis endaga tegelema, siis on võimalik väga häid tulemusi suurel osal saada ilma igasuste ravimiteta. Aga üle selle juba küllalt keeruline, sest me oleme harjumused, meil on harjumused tekivad elus, et midagi muuta. Et selles suhtes tasub elada nii, et me ikkagi iga päev nagu mitte ainult ei hinga, mitte ainult ei söö ja mitte ainult ei väljuta, vaid me kuidagi nagu hingame ja vaatleme seda elu teisiti. Et elu tiirleb jah paraku ümber sellise tihti ümber testosterooni, tihti meie valdkonnas ümber suguti või suguti suuruse. Aga mida teha siis, kui mune ei ole? Või näiteks on vaja võtta ära mingi haiguse tõttu, et selle üle käib ju väga palju anekdoote, igasugust jama. Ja seda võib juhtuda meil kõigil, näiteks vanemas jääb mingite haigustega seoses. Aga me jääme ikkagi meesteks, sellest hoolimata. On võimalik teha asendusteraapiat, on võimalik igasuguseid erinevaid variante inimesena olla, inimesena elada. Et ei pea nagu võib-olla natukene me meestena olemist ja meestena toimist takistab ka sellised, ma ei tea, freudistlikud hirmud, nagu kastratsioonihirm või muud sellised teemad, et neid tuleks hakata nagu pisitasa ületama, et ei tasu jääda liiga oma munade või suguti taha kinni, et need enamasti nad on normaalsed, 99% ja isegi kui ei ole normaalsed, siis 99% saab nad toimima ja kui ei saa toimima, siis tuleb mõelda, mida edasi. Ja seal on ka variante. Ja üldiselt, mis on veel huvitavam, et kui me vaatame meest, siis väga oluline on vaadata meie valdkonnas siis ka viljakuse riskitegureid ja need seonduvad tihti enne poissi, enne meest aega poisslootega, poisi arenguga. Et näiteks keskkonnateguritega, mis võivad ema üsas mõjutada poissloote arengut või näiteks suitsetamine raseduse perioodil võib poissloote arengut mõjutada, igasugused muud tegurid. Siis me proovime oma valdkonnas vaadelda mehi nagu mingil määral tervikuna, looteeast kuni siis kõrgesse ikka. Ja mis siis Eestis on toimunud? Eestis, kui me tööd alustasime, oli ta umbes keskmine eluiga 66 aastat, praegu ta on 72,7 aastat, võib-olla natuke rohkem ja suuresti siis tulemus oli, et õnnetus ja vägivaldsate surmade arv langes ja meeste ja naiste oodatav eluea vahe, kes elab juba 65. eluaastani, siis need mehed elavad suure tõenäosusega juba 80. aastateni ja mitte nii, et tuleb sinna kuidagi sinna
65. eluaastani välja jõuda. Aga rääkides korporatsioonist, siis tuleb mõelda, ma arvan, ka ajale enne sündi looteale ja tuleb ka mõelda surmale, et mitte ainult niisama, et mida teha, kuidas nagu inimest ära saata või kuidas vilistlasi ära saata või kuidas mehi või naisi väärikalt ära saata, et tasub ka mõtiskleda nendele teemadele. Ja seal on ka, kuidas saab inimesi aidata, et sellest me ei ole väga palju ühiskonnas rääkinud ja võib-olla meie ühiskonnas väga palju ei ole, aga seda annab õppida ja tänu sellele ennekõike, et maailm on avatud. Maailm on avatud ja osades kultuurides, kui sügavuti vaadata, siis me võime leida midagi, mis võib-olla on ebaharilik esmapilgul. Et siis lapsel on tõesti sugu juba sünnil ja igasugused tegurid rasedusaegsed ja enne seda võivad ka poissloote arengut mõjutada ja sellepärast on oluline siis võib-olla ühiskonnas jälgida, et kuidas meeste viljakus või viljatus on. Me räägime testosteroonist, doktor Ehala rääkis ka, et meessuguhormooni tase on öösel kõrgem, siis mina arvan nii, et küsimus ei ole võib-olla testosterooni tasemes nii palju, kas ta on üle normi või alla, vaid kohanemisega selle tasemega vahel. Nendel meestel, kellel testosterooni tase on suhteliselt madalam, no näiteks 12 nanomooli liitris vanuses, 15 nanomooli liitris vanuses 20 või 30 võib olla lihtsam elada 50-ndates, kui see väärtus on sarnane, kui mehel, kellel see testosteroon on noore mehena väga kõrge olnud. Seal võibki olla üks probleem, et lihtsalt sul on väga tugev bioloogiline doping noore mehena, 20 või 30 aastal. Sa oled heas vormis, sul on kogu aeg nagu vorm väga tugev. Aga kui tervis või eluolu toovad seda allapoole, siis sa lihtsalt oma kehas, sa oled oma kehas täiesti teistsugune inimene, sa ei suuda kohaneda võrreldes selle teisega. Tundubki, et see 30-ndates, 40-ndates või 50-ndates mehe vananemine ei ole nii selgepiiriline, kui naisel toimuvad osadel juhtudel mingisugused sellised muutused, kus see kohanemine võib äärmiselt raske olla. Et me tahame seda sama funktsiooni tagasi, aga teaduslikult me ei saa seda päris tagasi anda, sest seal on jälle omad riskid. Et selline hiiliv vananemine või hiiliv muutus on üsna selline hullumeelne mõnes mõttes teema. Ja selles suhtes alati ei tasu ka nagu seda mehaanilist masinat taga ajada, kuid tuleb nagu mõelda välja, mida siis nagu uudses olukorras teha. Et kui ma varem olin nii sportlikuselt võimekas, seksuaalselt võimekas, tööl nii võimekas, kuidas muuta seda elurütmi nii, et see mulle midagi pakub või mujale midagi pakub. No piltlikult öeldes näiteks toome välja, et kui nooremal mehel seksuaalkirg tekib tihti on nagu tekib himukiim, ütleme eestigi, siis ollakse nagu seksuaalses vahekorras, siis vanemal mehel tõenäoliselt ta niisama lihtsalt ei teki, et kui vaadata erootikafilme, siis vanu erootikafilme, siis vanad mehed ja selline erootiline mäng kuulub tihti nagu ühte pilti, siis vanemas eas nagu heades anekdootides, siis kiim tekib tihti mängu peale, et näiteks nädal aega mängu kulmineerub seksuaalsuhtega, ütleme niimoodi, et ta ei teki niisama kui varem, et nagu see loogika muutub, et ei ole samamoodi, et tuleb. Ja ilmselt muu eluga tuleb täpselt samamoodi mingil määral kohaneda, et asjad ei teki niisama, muutub protsess ja nüansid oluliseks, mis võib-olla siis mehed kirjeldavadki, et võib-olla 50-ndates, 60-ndates see elu ongi huvitavam kui nooremana. Tekib selline mängulisus, tekivad peened nüansid, nooremas eas kiim või sooritusvajadus tekitas niisuguse, ütleme, teistsuguse tegutsemise ja vanemas eas tekib selline võib-olla peenem kulg, aga sellele tuleb nagu pihta saada, sellega edasi. Hea, kui sellele saaks juba nooremas eas pihta, sest vanemas eas on raskem ümberkõlastus, jõle raske olla, emotsionaalselt väsitav, pöörav nii suhtele kui inimesele endale. Ma arvan, et nendel teemadel peab rääkima. Ja üks märke siis tõesti, et noorel mehel hommikuti suguti on kõva reeglina, see on selline hea märk, kui ta enam hästi kõva ei ole, siis tuleb mõelda, et ei pea probleemi olema, aga võib-olla on magamata jäänud öid liiga paljuks läinud või tööpäevad liiga pikaks
või mingisugune alateadlik mingi probleem, mida tuleks nagu lahendada ja vaadata ja tihti, kui välja puhkad, siis see hormonaalne telg taastub, hommikused erektsioonid taastuvad, vahel on vaja ka psühholoogi, psühhoterapeudi abi, proovida erinevaid lahendusi. Üks, mis tõenäoliselt mõjutab, on selline alateadlik pinge, kui vaatad tagantjärgi neid mehi, kellel mingil hetkel testosteroon oli madal, näiteks 40-ndates, 50-ndates, siis hiljem vaatad, läks täiesti normaalseks, mis oli vahepeal. Oli kas töökaotus või oli lahutus, mingisugune selline teema, mingisugune asi küdes emotsioonides, piltlikult öeldes väänas inimest. Aga siis, kui nagu olukord nagu lahenes ära, läheb asi nagu paremaks või korda, et sellist nagu emotsioonidega tegelemist või ütleme, me keegi ei saa olla nagu robotid, me ei saa olla, et kogu aeg on elu korras, õnnis, elu lõpp, me ei saa sellega arvestada, meil peavad olema toimetulekuks, sellele tuleb mõelda igapäevaks endaga tegelemise mudelika keerulisemateks hetkedeks. Ei pea nii fataalsed asjad nagu surm olema, aga need tööprotsessis, kuidas hakkama saada, kui on emotsionaalsed probleemid või kollektiivis emotsionaalsed, kuidas taastuda, et sellele me peame iga päev mõtlema. Ja kuna me oleme erinevad isiksused, erinevad tüübid, siis meil peab olema neid meetodeid küllalt palju. Ei ole niisust, et ma ütlen, et see meetod on kõigile sobiv ja ainusobiv, et igal ühel on ta natuke erinev, nagu puudega inimesed, vabandage võrdlust, aga eks meil kõigil on mingid erinevad probleeme mingis eas, siis samamoodi meil kõigil on nagu erineval eluperioodil mingid erinevaid võtteid ja seda tuleb aktsepteerida. Ma nüüd osa slaide jätan vahele. Et mis on nagu äärmiselt huvitav, et kui meile kirjeldati ülikooli aja peal, et osad geneetilised sündroomid, näiteks Klinefelteri sündroom, mehel tõsine geneetiline probleem näeb välja ühtmoodi, näeb kindel inimese välimus. Kui me näeme oma töös, siis me näeme täiesti normaalseid mehi, kuna inimesed tood vahel laste mittesaamise probleemiga. Me leiame näiteks Klinefelteri sündroomi, mehel on madal testosteroon, kromosomaalselt polekski nagu päris absoluutselt 100% mehe kromosoomistik, aga inimene toimib, töötab täiesti normaalselt, et see, mis on nagu vana õpikute jutt, intellekt on korras, see ei pruugi üks ühele vastata, ütleme elus. Ja elu teeb tänapäeval ka teadusareng teeb väga huvitavaid leide, isegi nendel meestel, kellel teoreetiliselt ei peaks lapsi saama, teoreetiliselt võib leida seemnerakke. Et see, et me ei saa fikseeruda selle taha, et meil peaks mingi terviseprobleem olema, et selle tulevikus vastuseid ei tule, et me ei pea hindama oma teadmisi ümber. Me doktor Punapiga oleme arutanud, et suure tõenäoliselt 10 või 20 aasta pärast neid probleeme, mida meie lahendatakse hoopis teisiti. Või meie otsused võivad olla valed 20 aasta pärast kontekstis, aga tänapäevases kontekstis nad võivad olla väga innovatiivsed, väga nagu valmis olevad, väga head. Põhiküsimus noortel meestel ja üldse meestel, mis on, kas ma olen normaalne? Ja ma arvan igas eas, et ma arvan, et sellele tuleb vastata nii, et me elame selles, et meie jaoks üks on üldine norm, aga ei tohi unustada individuaalset normi. Samamoodi nagu diagnoosiga. Diagnoos peaks enne kõik olema abivahend probleemi mõistmiseks. Et nagu diagnoose, üks kriitikas ja seksuaalsuse valdkonnas oli uuele diagnooside kategooriale, et keegi ei jääks ilma mingi diagnoosid, vaimse haiguse diagnoosites hakati seda arendama, ümber pöörama. Et diagnoos ei tohiks olla häbimärgistav, vaid ta on abistav millegi mõistmiseks, arusaamiseks. Eriti puudutab see ilmselt sellist emotsionaalset või psüühika, ütleme, probleemi või teemat. Teine, mis me tänapäeval räägime, siis me peame mõtlema, sest võib eraldi loengut tulevikus teha. Mingil ajal ma rääkisin sellest teemast palju ja plaanisime isegi teha seminari, rääkisime Vaino Vahinguga kokku, aga ilmselt ise ei olnud veel küps ja siis Vaino Vahing suri ära. Et kui keegi on nagu huviline, siis võib selle üles võtta, et kuna me elame ka tänapäeval palju virtuaalmaailmas, siis meie elu mõjutab see virtuaalmaailm äärmiselt palju ja ilmselt ka kogu seksuaalsust. Ühel konverentsil käis 2005 üks Inglise
kunstnik prognoosis, et 2050 kogu seksuaalelu kolib internetti või virtuaalmaailm. Ega see kaugel ei ole, aga kohati on hämmastav küll näha, et inimesed elavad distantsseksuaalelu noore seas, näiteks kuskil naine nad on kohtunud interneti teel, nad elavad interneti teel ja ei tea, kas nad tulevikus reaalselt kohtuvad. Ja see võib olla nagu nende jaoks, ütleme täiuslik. See on täiesti omaette selline kummaline teema kogu see virtuaalsus. Ja õnneks ma olen näinud, et Eestis on virtuaalfilosoofia selts. Et ma arvan, et me peame sellega tõsiselt tegelema. Ja sama on ka virtuaaleetika, et mõni IT-kolledži kunagi olen ka loengule kutsunud, tegelevad selle teemaga, kuidas nende teemadega, kuidas suhtestuda virtuaaleluga ja kuidas suhtestuda reaaleluga. Eriti oluline on see laste ja noorte suhtes, et mille poolest erineb virtuaalelu ja reaalelu, et see on nagu, ja mis on ühe ja teise plussid, see peaks olema küllalt sagedane diskussiooni teema, eriti tänapäeva IT Eestis ja see puudutab ka mehi või mehena olemist. Okei. Ühel koolitusel oli küsimus, kuidas ennetada stressi ja ületöötamist ja mis siis potentsiaalsed tagajärjed mehe tervisele võiksid olla. Ma tõin paar asja välja, mõtlesin selle peale, üks võiks olla siis tagajärg sotsiaalsele võrgustikul, kui kogu aeg tööd oled, lihtsalt pere jääb tahaplaanile või inimesed, et ei suuda nendega piisavalt koos olla või tekib distantsi tunne lastega või muud. Aga teatud mõttes ta tänapäeva elus või ka varema generatsioon, minu enda elus on see paratamatus, kui sa nagu pead panustama mingitele töödele või mingisugustele tegevustele rohkem mingil eluperioodil, et kuidas siis seda aega võtta või et kuidas see sotsiaalne võrgustik ei võtaks kas või nagu korp, võtaks sind tagasi piltlikult öeldes, kui sind ei ole mingit aega käinud, või pere või lapsed, sellele tasub mõelda. Teine partnersuhtele, et iga partnersuhe tahab hoidmist. Tänapäeval on see hoopis elu muutunud suisa skisofreeniliseks kohati, sest esimest korda ma nägin seda Soomes, kui olin Väestoliitu kliinikutes, kus ka lastetus üks põhjus oli distantsuhe. Et see ei tähenda, et ühiskond on vaene ja mehed lähevad Kalevipoegadeks, vaid ühiskond võib olla väga rikas ja minna Nokia töölisena Hiinasse ja partner jääda Soome või mujal. Ja ikka seetõttu ei saada lasta. Et siin ma arvan, võib eeskuju näiteks võiks võtta, mina olen mõelnud meremeestest. Et minul endale enne eeskuju olnud, et kuna mul ema suguvõsa on Muhumaalt, siis seal on suures osas meremehed ja kogu aeg on niimoodi elatud kuidagi või nagu kultuuris ütleme seda läbi tehtud. Ja teine on siis tagajärg vanem-laps suhetele. Üks põhimõte on see, et kui me ikkagi väga väsinud oleme, siis tuleb mõelda, et kuidas puhata. Et eestikeelne vanasõna tavaliselt ma olen meestele öelnud, et äraetud hobusele piitsa ei anta on selline hea sõna, et vahel tuleb aeg lihtsalt maha võtta. Kas tunniks, minutiks või rohkemaks, et nagu ennast taastada. Ja isiklikult siis endale kõige rohkem sobinud selline printsiip, elusammus. Et seda elusammuse printsiipi on siis jutustanud palju Uku Masing ja minu, kes ka kristlik õpetaja Vello Salum on kirjutanud, on öelnud, et see elusammus, Uku Masingu elusammuse printsiibiga peaks siis iga eestlane tutvuma või ütleme tema raamatutega, mida see tähendab. Ja tuleks siis mõelda, et mis see minu just stressi ennetamise programm vastavalt isiklikule riskile, vanusele, elufaasile ole, mis minu oma on. Puhkus kui mõiste, mina soovitan mõelda, et puhkus võib olla iga tund, paar minutit, iga päev, pool tundi või tund, et ei ole ainult puhkus kui mõiste, iga suvi, üks kuu või elada sellel, võib-olla suurem enne ära ratast. Tuleb nagu iga päev sellele mõelda, natukene. Siin ma mõned asjad jätan vahele, et teine, et see lihastega tuleb väga ettevaatlik olla. Mõelge selle peale, et see natukene meie töös me näeme iga päev selle nagu ka lihaste teemaga, et loomulikult lihased, nagu Mart Port rääkis, on ääretult oluline teema, lihasmass, kuid praegusel ajal kipub see äärmustasse minema.
et kipub nagu kohati, doktor Ehala võib teil rääkida siin igasuguseid lugusid, et lihased ja ülisuur lihaskond ei ole siiski peamine, ütleme, väärtus. Ja kuskilt lähevad nagu ka mõistlikkuse piirid sellega, et selline lihaste kasvatamine, lihaste tugevdamine, kõik see on nagu ülioluline, aga kuskil lähevad mõistlikkuse piirid, et see emotsioonid, lihased ja muu peaks nagu koos käima. Et ei pea olema nagu Ameerika läänerannikul, et igal pool on testosterooni vabalt müüakse ja siis kasvatatakse lihasmassi kõvasti. Me teeme ennast automaatselt masinad. Et me teeme ennast lihasmassi masinad, võime teha, kes söövad valgupulbreid kõvasti, panevad kehvemal juhul testosterooni, kasvatavad massi, nagu üks mees kirjeldas, et siis ühel hetkel ta sai aru, kui naine läks kodunt ära, et tal see sooritus selles jõusaalis muutus nagu põhiliseks või see lihasmass. Aga tema suur pluss oli see, et ta suutis endaga tegelema hakata, et ta oli veel teatud vanuses. Praegu see on, siiski kaldub ka teise äärmusesse. Lihased ja keha on väga oluline, aga kuskilt läheb ka piire. Ja doktor Ehala juba rääkis, et üks märkides siis inimelus võib ka olla seksuaalelu muutumine ja seal on palju igasuguseid riske. Mida ma soovitan, võtke hetk aega, mõtisklege aistingutele, et mida muuta elus. Ja teiseks siis erinevatele rollidele elus, et meil riided vahetuvad elus aeg-ajalt ja meil on nagu erinevad rollid, praegu oleme korporandid, siis oleme kodus kuskil voodis või mujal või naise kohta, et kuidas see nüüd nagu öeldakse pehmelt, et kuidas naine peab olema kodus koduperemeline ja voodis lits ja et kõik need rollid täidetud. Et siis meil meestena on ka erinevad rollid või erinevad näod, ütleme erineval hetkel. Et kui palju me neid aktsepteerime, mis kohas iseendale, kas ümberkehastumine on siis nagu riietena või ta on, ma ei tea, välimusega seoses või on ta mingisugust emotsioon, kuidas siis nagu ümber mängida neid rolle. Võib-olla minul, ma tänast mõtlesin, elus natuke lihtsam on. Raskem ka, et noores eas igast jamaga kokku puutunud hiljem, aga ma olen võib-olla kohastunud erinevate rollidega elus natuke lihtsamalt. Et ei pea kogu aeg korporants olema. Vahepeal on lihtsalt, vahepeal on abe suur, vahepeal abet ei ole. Et see on nagu, ütleme, selline nagu normaalne roll, et kuidas nagu kohaneda. Loomulikult, mehed on erinevad ja mehel tuleb samamoodi nagu see igavikuline teema on nagu valge mees ja must mees, et valge mees võiks olla ikkagi, et peab olema võimalik olla ka heteroseksuaalne, valge ja tugev mees on samas. Aga samas me peame arvestama, et on ka homoseksuaalsed valged mehi ja igasugused eritüübilisi suhteid. Ja üldiselt tuleks mõelda ka selle peale, et missugused siis põhiline meie küsimus on ka kaalumuutmisel motivatsioonis, mis on motivatsioon, et me muutuksime või midagi teeksime. Et see ravi või millegi muutmine või rääkimine on üks teema, aga teine, mis mu seesmine motivatsioon on millegi jaoks teisiti teha. Ja nagu, et miks, minu jaoks on üks küsimus, miks üldse elada vahetama? Kas elul on võtet? Sellise igavikune motivatsioon aeg-ajalt tekib. Ja ma arvan, et on võtet. Et selles suhtes jah, aga seda ei olegi nagu nii lihtne üles leida. Vahete vahel ta kipub ära hajuda. Teine asi on see, et kui me räägime, üks variant on rääkida siis nii, et meil tekib hirm, teine,
et nagu rääkida igasugustest rasketest asjadest, siis hirm võib ka olla pärssiv, suisa lagundav, hävitav selline ju. Kuidas rääkida tõsistest asjadest ja motivatsioon säiliks. Üks on ka keerulisel hetkel, kuidas säilitada motivatsioon kooselus. See puudutab tegelikult nii naist kui meest, kus tänapäeval läheb lõhe, kui näiteks tuleb lahutuse risk, kuidas me saame jätkata. Et mis on motivatsioon laste jaoks, kas me oleme võimelised arenema. Ma isiklikult arvan, et alati, kui inimesed on kokku läinud ja neil on mingi siduv element olnud, siis teoreetiliselt selle baasil on võimalik motivatsiooni kasvatada või tekitada. Iseasi on selleks, et sellel ei ole alati selged üks-ühele teaduspõhiseid vastuseid. Paar sellist teemat ma siin välja tõin. Missugune on motivatsioon mitte teha suitsiidi? Siin on, näiteks seda võib tekkida töötuse korral, suhte lagunemise korral, pingete tekkimisel suhtel, pingete tekkimisel töös. Siin on oluline siis jälle sotsiaalne võrgustik, et mehed ka omavahel räägiks, et kui keeruline hetk on, siis tule ja räägi, ütleme, kas või sõpradega organisatsioonis või vaja. Ja et sellised kehamuutused nii nooremas eas kui vanemas eas, mitte ainult naistel, vaid ka meestel võivad äärmiselt olulised olla. Ja üldiselt siis, mida teha, ma arvan, võib-olla midagi ma toon juurde, et üldiste tervisekäitumise reeglite jälgimine, lähisuhte korrasolek, aktiivne eluhoiak, sotsiaalne võrgustik, põhiliste tervisenäitajate regulaarne jälgimine. See on ka oluline, vererõhk, veresuhkur, kolesterooli ainevahetus, vajadusel asendusteraapia. Ja vahel võib olla ka mingid toetamised erinevate vahenditega, looduslike vahenditega. Mis see on juba omaette teema. Ja tänasel päeval siis oluline on siis sotsiaalne võrgustik, selle tugi, mis meil ka siis elus ei oleks. Tavaliselt kultuuriliselt tuuakse välja ema siiski, et mul tuleb meelde üks vene noormees, kes oli vastuvõtul ja tal oli väga sügav kriis ja siis ta ütles, et ta keeldub mu juurest ära mineks, ma noorst. Ma ei ole psühhiaater, et ma mõtlesin, mis ma taga peale hakkan, et tõmbab ennast oksa või teed midagi. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et vene peredes on ema hästi tugev. Küsin, kuidas teil emaga suhe? Mine ema juurde, räägi tema. Ja teine siis saatsin kerget välisteraapiat tegema. Siis otsisin välja ka venekeelse psühhiaatri, kelle juurde ta võiks perspektiivis minna, psühhoterapeudi. Ime paari nädala pärast oli korras. Ma usun, et ema toetus oli nagu võib-olla ka oluline. Siin on lihtsalt kodus vaatamiseks, seda ma ette ei näita, üks väga hea arenguteooria, millele viidatakse ka seksuaalsuses ja mujal. Eriksoni arenguteooria, inimese arenguteooria, võite surfata, et kuidas ühte elufaasi läbides jõuda harmooniliselt teise. Aga see on eraldi loengu teema. Ma tahtsingi näidata, Erikson 8 stages of human development, väga hea teooria. Kuni siis kõrge heani ja surmani välja. Siin on siis paar tsitaati, et psühholoog Meelis Sütt saatis, et ma pole mindfulnessi ideede ega tehnikaga tuttav, kuid pakun sulle ka asja rohkem tundva eksperdile arutluseks, et kas võiks sobida elusamus mindfulnessi vastaks või saab siit midagi edasi arendada. Uku Maasiku tsitaat. Inimese ehk mõistusliku olendi eluülesandeks ehk sihiks ehk elu mõtteks, nüüd lugege ise. Elu mõtteks võib pidada elusamust. Elu on mõttekas siis, kui inimene saab olla intensiivsem, teadlikum, ärkvemal eilses. See tähendab, et elu mõte on elu enda kvaliteedis ega ole mis tahes eluavalduste kvantiteedi suurendamises. Jälle erinevad rollid. Või elu vaatlemine. Ja noored
palusid siin küsida ka minu looduse selle ravi huvi kohta, et natuke lõpus rääkida, et miks ma ikka sellega tegelen. Ma mõtlesin, ma natuke räägin, et lisaks läänemeditsiinile on ma kogu aeg huvitanud olnud ka loodusravimeetoditest. Ja üks nendest siis viimase 6 aasta jooksul Tiibeti meditsiin, ka ma sellest palju ei tea, väga vähe, tuleb teisest kultuurisüsteemist, aga mõningad väga olulised nüansid, mis läheb ka läänemeditsiiniga kokku. Et nemad toovad välja, et iga haiguse algallikas on siis meie emotsioonides. Ja baas need 3 emotsiooni, olulisemalt on iha, viha, kiindumus siis. See on veel huvitavam, sest seal on palju tõlkes kaduma läinud. Viha siis desire tavaliselt tõlgitakse, viha tõlgitakse siis hatred, aga on huvitav, et kohati tõlgitakse seda kui aversion, vastumeelsus. See on hästi huvitav nüanss, näiteks kiindumus. Kirjeldakse seda, et siis nende emotsioonide tulemusel tekib siis muutus meie kehas, tuuakse välja siis lung tripab hakkana, et siis lung võiks tõlkida liikumisena kehas või tuulena, tripana kuumus, patkana siis raskuses või aheduses või limasveere. Ja siis tulemus on kehaline häire ja siis muutused tekivad siis algelementide ruum, tuli, tuul, vesi, maabaasil. Miks ma seda räägin? Alati ei ole nagu seletusi tõenduspõhisuses, ka inimene mitte mehaaniline masin. Tüüpiline on see meie valdkonnas, näiteks prostatiidiga, alakeha valudega on reaktsioon külmale. Et kui mees tuleb vastuvõtule, on mõningad mehed, et kui nad lähevad näiteks ilma sokkideta külma põranda peal, hakkavad koheselt alakeha valud. Kui lähevad sokkidega, viljaste sokkidega, probleeme ei ole. Või panevad sügisel aluspüksid jalga, pikad aluspüksid jalga. Ja need ongi siis ütleme kultuurispetsiifilised tarkused, sellised lihtsad asjad, mida tegelikult peaks juba isa pojale edastama. Mul tuleb nii meelde hea Soome sõbra, et meil on olnud harrastus matkata pikki Eesti rannikut ja tal on alati istumisalus kaasas. Siis ta pojalt küsib, kas sul on pikad aluspüksid jalas matkal, kas sul on istumise alus olemas. Aga on paljud probleemid, et kui sa oled näiteks tööl väljas ehitusel ja sul ei ole kogu päeva läbi väljas, sul ei ole nagu, kui istud suvalise mingisuguse puujubina peale, mis on märg ja jood külma vedeliku peale, sooja toitu ei söö, siis loomulikult on sul kaebus. Ütleme, et sellised lihtsad elementaarsed tarkused. Ja selles suhtes loodusravi võib-olla ongi, et on väga lihtne, et ta põhineb lihtsatel elementaarsetel tarkustel, mida me ei saa võib-olla tajuda, kui me ei ela kooskõlas loodusega. Aga Eesti, kui me tahame ennast loodusrahvaks pidada, siis me peaksime seda püüdma teha mingil määral. Miks see mind veel huvitab? Et seal on selliseid spetsiifilised vaimsed praktikad ka arstidele, ravijatele, et kuidas siis meel, ehk siis emotsioonid toimivad ja kuidas siis arendada hoolivust ja kaastunne. Vahel tuuakse välja, see üks meie Tiibeti õpetaja toob välja lääne meditsiini Hippokratese meditsiini kadu, näiteks Tiibeti meditsiinis on uriinidiagnostika ja eri meetodid, siis ta ütleb, et läänest kadus see ära, kuna lääne inimesel on too extreme, liiga ekstreemsed. Selles suhtes, et kui sa hakkad midagi tegema, siis sa arvad, et kui inimest ravida, siis ainult kusebaasi. Või kui ravida, siis ainult verelaskmise baasil, et ei ole nagu tervikut. Et kui on, siis on robootiline kirurgia, ei ole muu kirurgiat, ei ole enam vaja. See, mida meie õppisime anatoomia füsioloogia, selle asemel tuleb geneetika ja nii edasi. Aga tasub vaadata, et ikkagi see põlvkondade tarkust ja muud ka, et me ei tohiks seda siiski unustada ja ei tohiks unustada seda, et me oleme siis tunnetavad ja tajuvad olendid ja vaadelda elu, oma hingamist, oma liikumist siin maa peal, elamist, suremist kui tervikut. Läänemeditsiin ja meie igapäevased teadussaavutused ja mis me teeme on üliolulised, aga natuke vanasse vaadata ja vaadata nii, et meil ei teki sellist aversion, vastumeelsust. Nüüd läheb huvitavaks, et vastumeelsust
vastumeelsust. Loenguks tegelikult tekkis inspiratsioon Leonhard Lapini Naine masin. On meeles selline sari, kunagi kasutasin ühe loengu jaoks sellised skeemid. Et me ei tohi, naine kui seksuaalobjekt, eks öeldes. Samamoodi ei tohi ka meest taandada, kui ütleme selliseks seksuaalobjektiks. Näiteks ma toon paar näidet. Mul tuleb meelde üks mees, kes oli 60-aastane, iga päev tal oli töö trajektoor sama, kontorist, koju, autoga, oma kinnisesse ruumi, kus ei olnud akel, ta ei olnud isegi sealt korralikult autost välja tulnud, ta taevasse vaatama. Ta, ütleme, elu piirdus, sama trajektooriga. Tema ainuke aeg oli puhkus suvel. Mõelge sellele, ajale iga päev. See on see sama, mis räägitakse teadmel olek iga päev. Või näiteks mehed 60-ndates eluaastates, et mis ma ikka lähen, mul ei sobi sinna spordisaali minna, seal on kõik noored mehed, mul ei sobi 60 või 70 aastaselt minna ujuma või jõusaali. Kui me vaatame 60-ndates või 70-ndates inimesi, kui nad on spordisaalis, siis enamus on naised, ütleme teatud, mehi ei ole, matavad liiga vara ennast maha. Tihti me peame motiveerima neid enda küll üldse tegema hakkama, et nagu aktsepteerida. Ja siis lõpetan. Seda võite ka lugeda. Praegu sellest teemast on hea rääkida, lihtne rääkida, sest mindfulnessist, sest samast teadlikkusest, mida toodi välja. See tähendab siis hetkelist teadlikkuse säilitamist oma mõtetest, tunnetest, kehalistest tajudest, aistingutest ja ümbritsevast keskkonnast. Mindfulness teadlikkus hõlmab ennast tähenduse aktsepteerimisse, tähendab, et me pöörame tähelepanu oma mõtetele ja tunnetele ilma neid arvustamata, ilma hinnangut andmata. See on võtmeteema. Ilma uskumata näiteks, et on õige või vale viis mõelda või tunda antud hetkel. Praktiseerides mindfulnessi teadvelolekut, meie mõtted häälestuvad sellele, mida me tajume, tunneme käes olemasoleval hetkel, mitte ei soojenda üles minevikku ega kujuta ette tulevikku. Ja siis teen ühe väikse harjutuse teiega läbi, tutvustan. Mindfulnessist on hästi palju artikleid, kuidas seda arstide arengus kasutada. Seal on erinevaid sügavusi, lihtsam on see keskendumine hingamisele, mida kasutada, kui mehel on valusad protseduuri teha, siis soovitame keskenduda hingamisele, ei ole nii valus. Aga tegelikkuses, ütleme, sügavamal tasemel selle mindfulnessi või teadvelolekuga peaks olema nii, et me saame aru, et me ei ole meie peale voolavad mõtted või me hakkame nägema oma eritüübilisi mõtteid, aga me ei jää sellesse kinni, see sama aversion, vastumeelsus. Näiteks meil ei meeldi mingi jutt, siis meil tekib kohe emotsionaalne reaktsioon, see ei meeldi mulle, see on vastik. Ja seal on nagu omad kihid selles aversionis, et mitte meeldivuses on see, et ta nagu hakkab meid väänama, siis me ei kuulegi midagi. Ja siis paneme selle video ka käima. Aga me ennem räägin ära. Video on sul olemas, jah? Vaatame. Mõte on selles, et me keskendume hingamisele, kui keegi tahab kaasa teha. Ja me vaatleme oma mõtteid, aga me ei jää nendesse kinni. Et mõtted tulevad ja lähevad. Kui tekib viha, vastumeelsust, ta lihtsalt tuleb, läheb. Ja me keskendume ainult oma hingamisele, me ei vaata seda pilti, mis sealt tuleb, me ei kuula seda laulu, mis sealt tuleb. Me keskendume ainult iseenda. Et kas me seda suudame või nagu öeldakse alguses, me hakkame oma mõtteid nägema, hakkame nägema ainult, et kuidas üks mõte ajab teist taga. Proovime ära. Keskendume hingamisel, loeme näiteks sissehingamisel 4-ni, väljahingamisel 5-ni. Sisse- ja väljahingamise vahel on paus, puhkame rohkem väljahingamise pausil silmad lahti, et kõik on tegelikult näha.
suri 38-aastaselt. Palju sa lugesid? 234 miljonit klikki või vaatamist. Selles suhtes kaal on küll oluline, aga ta ei ole põhiline. Et see mees suutis maailma jätta midagi väga olulist. Nii tuleb ka mõelda, ütleme selle elu üle. Ja teiseks ikkagi lõppkokkuvõttes on ikkagi need, ma arvan, olen enam-vähem kindel, et eks need meie enda emotsioonid on need põhilised, mis seda jama teevad. Et nagu kodus võib küll olla probleeme sugulaste, abikaasaga, suguvõsas hästi palju probleeme. Aga kui me ise ei hakka seda muutma, kui ise ennast ei hakka muutma, siis pole midagi teha, siis igased jamad jätkuvad edasi. Ja tegelikult korporantidena või Sakala kordis on ka see suisa, ma arvan, kohustus, kuna te olete ühiskonna eliit, vaadata sügavamale ja on vastutus nende eest, kellel midagi ei ole või kes on nõrgemad, et ei ole vastutus ainult iseenda eest, kui elus hästi läheb, vaid ka teiste eest, selles mõttes. Et iseennast muutes ka teisi aidata oma lähikonnas, oma suguvõsas igal pool mujal. Aitäh! Saalis mõni küsimus, millele ootab mõni hetk siin, et äkki on mõni küsimus, millele kohe tahaks vastust saada. Ma loodan, et olen ise tegelikult siin hiljem ka, et siis pärast ka, aga kas on äkki siit mõni teema, mis teile on lahtiseks? Jaa. Testosterooni graafik ja ööpäeva rütm, kui täpselt see seotud on magamise ja muude neist asja? Ikka on ja kindlasti unega, aga me ei tea nii palju seda. Et sellest võiks teha uurimistööd päris korralikku, aga seda tõenäoliselt väga hullult ei rahastataks. Et see unerütm, üks on huvitav, mida armas professor Louis Van Goren, kellega mul oli au vestelda sellel teemal ükskord pikemale autosõidukest, neid teemasid on uurinud. Tema arvas, et üks uurimisidee kellelegi, tema arvas, et see võib ka olla seotud püsti ja lamamisasenditega. Näiteks, et võiks uurida inimesi, kes öötööd teevad ja päevatööd. Et ta ei pruugi ainult olla seotud nagu unega, vaid võib-olla ka keha asendiga. Et see võib olla nii mitmeid nüansse. Aga ma arvan, et see rütmilisus on oluline iseenesest, aga
seda me ei oska näiteks ravis üldse hästi jälgida. Me saame seda jälgida läbi iseenda, läbi väljapuhkamise praegu. Teoreetiliselt on võimalik näiteks, ma olen mõelnud, et meil on Eestis see probleem, on väike turg, meil ravimi valik on ainult üks ravim. Üks kadus turult praegu ära, et ma arvan, et see ravimite valik peaks olema märksa suurem, mis maailmas on vähemalt kätte saada, et arst on nagu ainult, sul on nii vähe võimalusi midagi teha, aga tegelikult võiks kasutada nagu võib-olla isegi hormooni sellisel kellaajal asendusteraapiaks, et sul oleks füsioloogiline ritm, et mitte kogu aeg ei oleks hormoon kõrge, kui sa teed süsti, vaid see kell, kus ta füsioloogiliselt kõrgem on, igasuguseid asju saaks teha, aga kahjuks hullumeelsed asjad toimuvad maailmas, et monopolide tingimusel ravimid kaovad turult ära. Meil ei ole näiteks rütelektsioonihäirete süsteravimid vahepeal pool aastat ei olnud turult. Ja praegu kadus üks testosterooni preparaat täiesti kadunud, tarneraskus, uskumatu. Et sellise, ma ei tea, kus see tuleb, aga ma ütleme, et siin me vist täna vastust ei otsi küll, aga ei, see on huvitav, väga oluline teema, see rütmilisus. Kas on veel siit mõni küsimus, mis jäi õhku ja ei saanud varem hetkel? Küsige, ükski küsimus ei ole loll. See on tundub, et kui midagi tekib, olen ise kindlasti on siin. Natukene veel käib siin ringi ja saate kas temaga arutada, võib-olla omavahel arutada. Mina enda poolt tänan kõiki esinejaid, kes meile täna siia tulid. Kuna antud tegevus on ikkagi suunatud puhtalt Eesti meeste tervise arengule heategevusliku üritusena, siis kõik esinejad on samamoodi siin puhtalt enda missiooni tundest, nii et seega suur tänu, et teie sellist missiooni endast tunnete. Ja tänan ka seda publikut, kes täna siia tuli, loodan, et lähete siit ära natuke teadlikumana, natukene iseendast hoolivamana ja mine tea, võib-olla isegi toimuvad mingisugused muudatused, et see aken, kus elu nautida saab, avaneb ja natuke suureneb. Veel kord, tänan kõiki, kes täna kohale tulid ning kui varem ei kohtu, siis uuel aastal samal ajal kohtume sama teema raames tõenäoliselt uuesti. Ja aitäh teile ja kuulutan siis tänase konverentsi lõppenud.